Eesti Kaitseväge juhtinud kindral Martin Herem on hoolimata pensionile jäämisest jätkuvalt sõnakas ning lööb aktiivselt kaasa Eesti kaitsevõime teemalises arutelus. Küll on ta rääkinud moona soetamise kiirendamise vajalikkusest ja paljust muust. Aga täna näitame tema teist palet. Martin Herem on nimelt kirglik mutikütt. Ta on uurinud muttide hingeelu, neid mõõtnud, kaalunud ja ka mutimaksa kastet söönud. Ja kõige sellega omajagu kuulsust kogunud oma kodus, Järvakandis. Järvakandi poole sõites jäävad silma maalapid, kus kümneid, kui mitte sadu mutimulla hunnikuid. Kuid pärast asula silti pole enam ühtegi. Kohalikud teavad, keda siinsed mutid kõige rohkem kardavad. Kas teie teate muttide püüdmisest midagi? Rohkem ei tea kui ainult, et Martin Herem meil on selle peale spetsialist. Kuidas palun? Martin Herem on selle peale spetsialist meil. Ta on meie mees siin sündid kasvanud. Me oleme Kanal 2-st, tulime Tallinnast siia ja teeme muttide püüdmisest lugu. Siis te peaksite Heremi poole pöörduma. Tema Herem Martin, kes on Järvakandist pärit. Kui ta siin on, siis tema on aktiivne muttide püüdja. Oleme jõudnud Järvakandile ja erukindral vähemalt etteantud aadressi põhjal elab just siin. Mitte ühtegi mutimulla hunnikut selle maja ees ei ole. No läheme küsime, kuidas siis ikkagi muttidest päriselt vabaneda? Kui me Heremi lapsepõlvekodu õuele jõuame, on erukindral parasjagu õhupüssi käsitsemas. See on selline püss. See alumiiniumpott, seal on sellest läbi. Mina olen lihtsalt kõige parem mutikütt oma tänava otsas, keda vahetevahel kutsutakse ka mujale. Jääb silma, et 32 aastat kaitseväes teeninud Heremi pähe on kasvanud juuksed. Nii nagu Vana-Rooma orjad pärast sõjaretkelt saabumist ei raseeri ka Herem peale teenistuse lõppu enam pealage. Hoidsin ühe auto jagu raha kokku juuksuris mitte käimisega, kui ma ise ennast lõikasin kiilaks. Ja nüüd ma siis maksan, nüüd ma saan teada, palju see maksab. 18–42 eurot, oleneb, kui kallisse kohta lähed ja kas lased pead pesta ja kas lased vaha panna või mida nad kõike seal pakuvad. Nüüd naudib ta tsiviilelu. Ei pea kogu aeg telefoni kaasas kandma ega ka vara ärkama. Kui just muttidele seatud niinimetatud maamiin varavõlges ei kärgata. Valmis? Valmis. Ja mutt on surnud? Mul on üks video, kus ma sain mutti kätte kohe pärast pauku ja ta ei olnud surnud. Nii, see on siis ajupõrutusega pärast püssi pauku. Ta nagu ei karju, ta nagu sisiseb kuidagi. Jah. See on Heremi sõnul kõige efektiivsem mutilõks. Paugutaja. Sinna sisse pannakse 9 mm paukpadrun. Paned selle käiku, eks ole. Ja kui mutt tuleb, ta lükkab seda üles. Käib klõks, siin sees on paukpadrun, lööklaine lööb ta surnuks. Ja see on sedavõrd ohtlik, et ma tean 2 inimest, kes on oma näpu otsa kaotanud. Heremi õuel on üks söötis maalapp, kus seni on lastud muttidel vabalt toimetada. Erukindral teab täpselt, mitu mutti seal elab. 20–200 ruutmeetrit on ühe muti ala. Mina pakun välja, et see siin on ühe muti oma. See siin? Siin puu ümber see ala. Ja see, mis on seal, on hoopis teise muti oma. Lõks pannakse värskesse mutimulla hunnikusse, sest siis on tõenäoline, et mutt tuleb taas seda külastama. Aga tunnetus ütleb, et siit võiks teoorias midagi kätte saada. No, mitte tunnetus, vaid statistika ütleb, et üle 50% on siin homme käes. Ei ole mõtet udu ajada, arvutused on tähtsad. Lükkan ta niimoodi. See on põhimõtteliselt need maamiinid, eks. Personali vastased maamiinid. Herem on siin õuel mutte püüdnud lapsepõlvest peale. Aga seda esimest püütud mutti poisikesena, seda ei mäleta? Ei mäleta, see on nagu esimene konn või kala või... midagi nii loomulikku, jah? Ma arvan küll. Sellise asju juhtus kogu aeg, et kus sa need ikka mäleta. Mitu mutti te elus kinni olete püüdnud? Alla 400. See võis olla küll 2015, kui ma mutti püüdes panin midagi kirja esimest korda.
10 aastat tagasi võttis ta muttide püüdmise väga tõsiselt ette, sest Pärna juure all elas tegelane, kellest kellelgi lahti saada ei õnnestunud. Küll aeti, ma ei tea, valati bensiini sisse ja auto summutist gaasi ja topiti igasugust, ma ei tea, mis on rooja ja aga minu meelest see midagi ei aita. Ja siis ma mõtlesin, kuidas on võimalik, et me nendest aru ei saa. Ja siis ma otsustasin neid uurima hakata. Ma panin kirja selle skeemi peal, kuhu ma panin lõksu, mitu lõksu ma panin, mis kellaaeg ma panin lõksu, millal ma kontrollisin seda, kui ma ta kätte sain, siis kus poolt oli ta tulnud, kaal, pikkus, emane, isane, kõik sellised asjad ja lõpuks sa paned selle kõik Excelisse ja tekib mingi muster ja hakkad sellest paremini aru saama. Ma ei tea, kas keegi peale bioloogidel oleks neid veel nii palju mõõtnud kui mina. Mis sellest põhjalikkusest kasu on, küsite? Nüüd ei pea Herem tervet põldu lõkse täis panema. Ühte auku niinimetatud maamiin, teise traatlõks. Kui mutt siis siit tuleb kuskilt, ajab oma hunnikut ees ja seda vajutab, siis ta lööb selle lihtsalt siia vahele kinni. Pea jääb sinna vahele. Ta tapab seal ikkagi kohe. Üle 60% muttidest, mis ma olen kätte saanud, nii on 24 tunni jooksul sees. 48 tunni jooksul kuskil on üle 80%. On nad ikka tõprad küll? Ei, ta on ilusad loomad. Kui me tahame midagi kergesti kätte saada, siis ma prooviks siit. Ahah, okei. Aga need paksude kinnastega, vaata, ei ole tunnetust enam. Tunnetust ei ole? Jah, sa ei näe, kus see auk on. Ja siit ma vist isegi mingisugune auk siia poole läheb, aga teisele poole vist siit ei lähegi, et tuleb käinud üks tunnel sisse. Ma vaatan. Näed? Kahes suunas. Ikka kahes suunas? Ikka. See on siuke, kuhu võiks panna nüüd jälle need traatlõks. Hoiame paukpadrunud kokku ja läheme käsivõitlusse. Nõukogude Liidu ajal oli mutinahk kõrgelt hinnatud vastupidavuse poolest. Sellest on tehtud rahakotte, tubakakotte, mütse, ka kasukaid, aga erukindral unistab mutinahksest vestist. Siis kui ma neid palju püüdsin, ma mõtlesin, ma teen oma mutinahkse vesti. Järvakandis oli kunagi üks mees, kellel oli mutinahkne vest, aga need nahad ma panin sügavkülma ja need läksid raisku, kui sügavkülm sulas üles. Palju see seal nahk oli? Ligi 100 nahka. Unistus siis mutinahksest vestist on nüüd luhtunud? Praegu ma olen pensionär, võib-olla mul on rohkem nüüd aega. Äkki ma võtan selle veel ette. Ja mitte kasuka, vaid vesti. Ei maksa üle pakkuda, vest oleks juba niigi uhke. Paneme mutitunnelitesse veel mõned lõksud, aga seda tuleb teha ettevaatlikult. On sul nii ka olnud, et kaevad siin noaga ja siis vaatad, näed, mutionu vaatab vastu? Ma olen mutigast saanud ammustada 2 korda elus. Veri on väljas kohe. Muidu, see on ikka kiskjana. Herem oskab mutte püüda ka nii, et neid ära ei tapa. Kui siin on see auk, siis sa kaevad siia nii sügav au, et su ämber läheb sisse ja allapoole seda käigu osa. Ja üldjuhul mutt tuleb, kukub kopsti sisse, et mul on niimoodi olnud ka kõige rohkem 3 mutti korraga, nagu rong on sisse sõitma. Kui nad on noored, siis nad liiguvad kõik koos. Nagu ma ütlen, nagu rong läheb. Ja tõenäoliselt siis ükskord mul siin samas lähedal oli 3 tükk oli ämbris, siis leidsin 2 ribad ainult, nagu käpad ja naharibad. Et tõenäoliselt siis see üks tugevam oli teised nahka pistnud, aga lõpuks ikkagi surnud nälga. Aga Herem nälga ei jää. Ellujäämislaagrites sipelga mune, rästikuid ja teisi roomajaid söönud Herem ütleb, et mutist saab ka midagi hamba alla. Ei ole maitsenud mutiliha. Kirjanduse järgi mutiliha maitse on pehmelt öeldes ebameeldiv. Küll aga olema söönud mutimaksakastet. Mutimaksakastet? Mutimaksakaste maitses nagu maksakaste. Täitsa tavaline maksakaste. Aga ega sellest ühest mutist sealt liiga palju ei saa? Selleks, et 4 meest maitse suhu saaksid, pidin ma püüdma 11 mutti. Ma isegi ei oska öelda, kus selline idee tuli, aga kõlas hästi. Mutimaksakaste. Et kõlab tõesti hästi. Naine tegi valmis maksakastme, pani panni lauale, ütles, et kaste on siin, panni võite ära visata. Kokku paneme maha 2 paugutajat ja 3 lõksupaari. Heremi statistika järgi peaks vähemalt 1 muti 48 tunni jooksul tabama. No igal juhul, kui kuulete mütakat võite, siis helistan. Ma helistan. Jah, siis tuleme kohale.
48 tundi on möödunud, päike särab, oleme tulnud taas järvakanti, sest me peame nüüd kontrollima, kas lõksud on oma töö ka ära teinud. Mitu mutti meil õnnestus kinni püüda, seda näitab meile nüüd Martin Herem. Aga kus Martin on? Kui me järvakandile jõuame, on Herem parasjagu kuuri juures ühe jändriku kallal nikerdamas Eesti lipu hoidjat. Panen koridori nurka maapinnast nii kõrgele, teen ta lühemaks ja selle ratta ma tõstan pool meetrit kõrgemale, mis on lipu panna sinna nurka. Puidust on ta teinud igat sorti esemeid ja olendeid, keda naljatledes krattideks nimetab. Kui sa nendega piisavalt palju sõber oled, sõnad peale loed, siis nad võivad sul asju teha. Need karjatavad mul lambaid koerte asemel. Mis asja? Nii, ta valvab lammast nii puntide vastu, aga see. Ja ma ütlesin talle, too mulle õlu ja ta tõi mulle õlle. Teda keegi ei usu, aga nad karjatavad, lapsi võivad valvata, lambaid valvata, õlut tuua. Mutte püüdma pole neid veel õpetanud. oma kratt. Just. Kas vanapaganele hingemüümine on vähemalt jahiõnne toonud? Läheme lõkse kontrollima. No, siin ei ole midagi, siin on näha, et see on veel laske valmis, siin ei ole mitte midagi toimunud. Maapind on üsna külmunud veel. Ja mida soojemaks läheb, seda rohkem pinna juurde ta tuleb. Just. Läheme vaatame järgmist ka. Vaatame teised paugutaja ka ennem ära. Ja siin ta on, et pang samamoodi, nagu me teile jätsime, muld peal. Ja paugutaja on täpselt samas asendis. Täpselt samas asendis. Selle traatlõksu juures märkas Herem päev varem liikumist. Kas tõesti leiame siit ühe surnud muti? Eile hommikul ehk siis 24 tundi pärast lõksu panemist. Sealtpoolt tulevas käigus olev lõks oli kinni ja see oli mulda täis. Keegi oli seal liikunud. Ehk siis keegi siin liigub ja tõenäosus, et me siit praegu surnud muti leiame, see on päris suur. Kas on mutt? Mitte midagi. Lõksud on laetud ja ei ole seal kedagi. Tark on 2 päeva jooksul korra üle vaadata ja ükskord ta eksib. Aga täna, kui me sellisest eneseuhkuse puudulikkusest üle saame, siis me võime ka rõõmu tunda, sest mutt jääb ellu. Vaatenurga küsimus. Kuidas läheneda? Herem toimetab kodu juures nii, nagu eestlastel ikka tavaks. Ehitas maja taha oma kätega kuuri valmis. Eelmisel suvel valas ta maja ümber betooni, kuhu ka kass oma jälje tahtis jätta. Kassi nimi oli Mapats. Tema saamine ja tema käitumine oli väga sarnane sellele Mapatsile, mis oli meil tankidel relv kunagi. Ja see talv suri ära, aga tema jäljed on veel sinna. Martin Herem, aga milline teie selline jälg saab nüüd siis olema juba praegu arutelud käimas, et kellest võiks saada järgmine Eesti president? Kas selliseid arutelusid teiega ei ole peetud juhuslikult? Ei ole. Kavatsen olla aktiivne Eesti ja ümbruskonna kasuks. Jahimehena looduse uurimine kuidagi moodi ja kirja panek, mingite vaatluste tegemine. Mu ema räägib, et kui ma olin selline 3-aastane siin maja ees kuskil mängisin, siis kui liivakasti tuli teine laps, siis ma mängisin. Kui tuli 3, siis ma kadusin ära. Siis oli rahvast liiga palju. See on olnud mu kodu põhimõtteliselt sünnist saati. See maja ja korter selles. Mulle meeldib. Mitte see maa ei ole minu oma, vaid mina kuulun selle maa juurde. Herem andis palju häid näpunäiteid, mis kõik saatelõiku ei mahtunudki. Näiteks jalaga mutimulla hunniku peal tatsumisest ja käigu täisajamisest pole abi. Aga meeldib see meile või mitte, mõned asjad elus ongi paratamatud. Nii nagu ei saa me lahti agressiivsusele kalduvast Venemaast, ei saa me päris lahti ka muttidest. Kuid kui on olemas vastav varustus ja kindlameelne järjepidevus, saame neid tõrjuda. Nii et näpud mulda ja head aiatöödega toimetamist.